Hello! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Meil on kell siin täna juba 1 päeval. Ja meil on selline tore päev olnud. Me oleme pakkima pidanud täna siin kõvasti. Meil on täna kolimispäev. Nii et jälle. Ja kohe varsti näitan kuhu ja miks me kolime. Täst räägime mõne aja pärast lähemalt. Ega siis midagi kotid selga ja lähme. See on üks kõige huvitavam kolimine elusest. Nii et tere tulemast meie uude koju. 4 tuba edasi. Aga tegelikult on nii, et ma näitan sisse ka ikkagi, sest see on natuke teistmoodi. See tuba on esiteks palju suurem, eks. Vaadake seda. Mul on vasti külmaks juba köötud. Siin pole külmkappi. Siin pole külmkappi, päriselt või? Ma peaks küsima seda äkki. Mis sa arvad? Sai. Tegelikult võiks ju. Ma igaks jõuks küsin, äkki me saame selle külmkappi sealt siia. See oleks mingi mega hea. Jah, ühesõnaga. Jah, 4 tuba edasi. Täpselt samas kohas, see oligi see hea nali. Juhu, me saime külmkapi ka sealt oma toast siia tuua. Mega tore! Ma ei saanudki nagu aru, kas teistes ruumides võib-olla siis ei olegi külmkappe. Igatahes siin ei olnud seda väikest, nagu meil 4. toas oli. Aga thank God, me saame seda kasutada. Ülevaade sellest uuest toast. Enne olime siis seal 4. toas, seal on see passu. Ma ei tea, seda ma ei saa näidata praegu, aga meil on uus vaade. Me näeme sealt paistab põllukesed ja onud, kes teevad tööd. Siis meil on selline suurem ala, kus nüüd aega veeta. Ma kavatsen seda ilmselt trenni tegemiseks kasutada. Nii, Rainike. Tere. Siis. Tegelikult siin toas on see tühinork suht mõttetu minu arust. Siin võiks olla mingi vägev, ma ei tea, tugitool või diivanilaadne, aga siin ei ole seda. Siis meil on voodi.
ja siin on tegelikult kõik suht samamoodi nagu oli eelnevas toas. Vannituba, suht sama kõik. Nii et jah, mõnus, natuke on ruumi rohkem, aga põhimõtteliselt on kõik väga sarnane sellele, mis oli eelmises toas. Aga õues on küll mõnna. Aga tegelikult on nii, et meil oli täna hullult hea plaan, et me lähme ilusaid randasid avastama, näitame teile ka, aga hommikul ärgates oli ilm täiega pilves ja siis me mõtlesime, et vist ei julge nagu väga minna, kui vihm hakkab sadama. Aga nüüdseks on ilm jälle ilusamaks läinud ja kell hakkab juba 2 saama, nii et ilmselgelt on praegu juba liiga hilja randadesse minna, sest et see sõit võtab mingi umbes tund aega. Ja veel siis seigelda erinevate randade vahelt. Jah, täna seda ilmselt ei juhtu. Aga ma arvan, et seekord tuleb ka ilmselt mitme päeva vlog, sest ega meil täna suurt nagu rohkem kindlaid plaane vist ei ole. Nii et jah, siis vaatame jooksvalt, mis ja kuidas. Jep, vähemalt saime nüüd kolitud. Meil on uus tuba, toimetused on tehtud, nii et võtan ka korra nüüd istet ja sinna kõrvale. Ja võtan meie armsast keost, mille me saime siia tuppa. Endale ka kokka. Oh. Trenni ära ja kell on nii kaugel, et me lähme nüüd jällegi pesule järgi. Nii naljakas iga kord, kui ma vlogin, siis meil on alati nagu pesupäev, aga tegelikult see ongi nagu siin nädalas korra umbes. Aga ma viimasel ajal olen hakanud pärast lõunal tegema oma neid trenne, sest ei tunne nagu hommikuti, et oleks seda energiat, et hakata trenni tegema, seega pärast sellist lõunasööki tunnike, siis on nagu hullult energiat ja hästi mõnus on oma seda trennikest teha. Ja jah, praegu lähmegi, võtame selle pesu, siis on plaan oma väike jalutusring rannas teha. Siis tulebki hakata õhtusöögi poole vaatama. Rannas ongi ja tegelikult igal pool siin tänavatel ka mega palju koeri, kes ma ei tea, mulle tundub, et enamuses on ilmselt kodutud. Jah, nad on suht sellised metsikud ja me sõitsime üks päev siis kodust nagu linna poole ja Vahetänaval reaalselt üks koer hüppas mulle jalga, me olime rolleri peal. Aga õnneks ta ei saanud nagu korralikult kinni, vaid pigem nagu näksas, nii et vedas mul, aga jah, nad on nagu suht sellised, et ega neid näppida ei tasu, nad on hästi sellised metsikud. Nii et jah. Käisime eile oma kodupoes ja siis leidsime siit kõrvalt sellise toidukoha, kus saab kaasa osta.
värskelt tehtud ahjukana ja kartuleid. Ja et me mõtlesime, et me täna kasutame seda võimalust ja ma lootsin, et need kartulid, siin oli nagu kartulipiilud, mis sai valida, et need tehakse ahjus, aga paraku ikka nad lähevad üli sisse, nagu ma kartsin, aga noh, pole hullu, ma kodus salati saan ise teha. Ja siis ongi meil selline õhtusöök, kana ja kartul. Õlipott on tuulel kenasti ja kanakesed on seal. Hästi mõistlik diil, selles mõttes, et pool kana ja kartulid on 60 000. Ma kohe ütlen, palju see on. 4 euri umbes. Nii et 2 õhtusöök. Ja meil siin kodus on ka endal väike lemmikloom, kes kogu aeg teeb sellist hääd. Tal on kogu toit ja kõik olemas, aga ta ikka karjub kogu aeg. Nii, mina hakkan salatit tegema. Vaata, meil on külmkapis sellised väiksed kurgid, idu ja no veel lehtsalatit. No. Vaatame siis seda kanavärki. Teadisuu. Kana on ülimaitsev, väga hästi küpsetatud. Ja siis muidugi see, kui te palil võtate mingeid kastmeid, siis jah, enam ei olnud, need on killerid. Toit oli väga maitsev, nagu ma juba enne ütlesin. Ja nüüd me tulime peseme nõud ära ja ma viilutan õhtuseks snäkiks veel harbuusi ka. Aga ma pidin ju rääkima, et miks me siis kolisime. Tegelikult põhjus on väga lihtne. See tuba, kus me enne olime, oli juba nagu selleks hetkeks, kui me tulime siis selle mõtte peale, et võiks siin olemist nagu pikendada. Selleks hetkeks oli see tuba nagu juba järgmistele lubatud ja sellepärast me pidimegi siis teise tuppa minema. Ja see 8. tuba siis vabanes täna. Ja siis me kolisimegi ümber ja ilmselt siis homme tulevad sinna 4. tuppa, kus me enne olime uued inimesed. Nii et jah, siin on mega mõnna, me oleme kõigega ülirahul. Koristaja käib iga päev ja need tüdrukud on nii nunnud, kes koristavad ja üldse hästi nagu viisakad ja hästi rahul oleme kogu selle majandamisega siin. Kõik toimib ülihästi. Seega jah, praegu ma teengi siis tütelda meile arbuusi ja siis lähme juba tuppa mõnnama. Vaatame äkki Netflixist midagi. Jah, ega täna rohkem plaane polegi. Aga vaatame siis homme hommikul juba, kuidas ilm on, et äkki me saame homme siis minna nendesse randadesse ja siis ma saan juba teile ka näidata, nii et tuleb selline äkki seikluste rohke tore päev. Näete veits huvitavamaid asju, kui meie igapäeva tegemisi siin on. Nii et jah, näeme homme. Hello! Vahepeal on uus päev kätte jõudnud, nagu lubatud. Siis olemegi oma rannatuuril ehk et ilm on täna ilus ja tulimegi siis erinevatesse randadesse, sõidame need läbi, vaatame, kus saab olla, seal istume maha ka. Aga jah, mega ägedad. Kui meie asume siis saare nagu vasakus osas, siis me tulimegi täna täiesti siia paremale poole ja natuke nagu alla. Ma ei tea, kui te vaatate paalikaarti, siis te saate aru. Siin on sellised, kuidas ma ütlen, nagu kuurortilaadsed rannad. Me käisime just Nusa-Tuua oli selle nimi. Seal on ka mitmeid randasid ja üks oligi nagu reaalselt täiesti nagu seal ei olnudki inimesi, aga see kõik oli mega korda tehtud, ilus, ma ei teagi, selline. Jah, seal ongi ilmselt nagu mingid villalaatsed ja sellised hästi uhked asjad, aga see rand ja kõik oli üli ilus.
me nüüd jõudsime järgmisse randa, kuhu tuleb jalgsi minna natukene. Vaatame. Oota seda teed. Aga noh, vähemalt siin on teisi inimesi veel, et me pole ainsad. Mis juhtus, Rainike? Ja ikka tulen. Rain avastas just, et tal jäi telefon sinna rolleri taskusse, lahtisesse taskusse nagu. Nii me läheme poole tee pealt nüüd tagasi ja siis tuleme veel nii, et selline tore trenn meil siin. Ei ole midagi. Okei, oleme nüüd üleval tagasi korraks. Aga ma ei tea, kas te teate seda tunnet, et kui te nagu kõnnite sellises nagu imelikus sellises tundmatus kohas, siis iga leht teeb häält ja keegi kogu aeg rabistab kuskil. Nii et katse 2 või? Jah. Davai. Lähme siis tagasi. No see on päris järsk siit juba. Ettevaatlik olema. Okei, me oleme nüüdseks mingi, ma ei tea, 15 minutit alla trippinud ja sellel teel ei näi lõppu tulevat. Ja muide, siin on veel ahvid ka. Okei, me oleme nüüd üleval tagasi. Ma arvan, et ma pole elus kunagi nii retsi rännakut ette võtnud. Väga hull nagu. No see trip on ilmselt neile, kes tahab nagu kõva jalatrenni ja mingit džungliseiklust, sest rand on ilus, aga noh, teist korda ma enam ei tripiks sinna ilmselgelt. See oli ikka nagu rets. Ja siin üleval, kus parkla on, siin on vist teised turistid ka, kes küsisid nagu, et kas on pikk tee, me olime niimoodi, et pigem mõelge 2 korda, kui lähete. Võide, seal alla tee peal pakuti Rainile seeni. Ilmselgelt ta ei võtta vastu, aga onu lubas, et 3 tundi on nagu mõjuaeg, et jah, siin saab erinevaid aineid ka, et lõõgastuda näiteks džunglitee peal. Jah, me hakkame nüüd kodu poole ühesõnaga trippima, sest pikk tee on minna ja kell on juba niimoodi 3:30 saanud. Me oleme nüüd vahepeal koju jõudnud. Oli ülipikk sõit ja ma ei pannud enne tähelegi, kui tolmune mu nägu on. Käime pesemas ja siis lähme otsime õhtuks midagi süüa. Nii et jah, ma loodan, et teil oli täiega tore jälgida neid rannaretkeid. Vaatamegi süüa. Meil on täna kinoõhtu ka veel. Issand, või jah, et meelest ära ei läinud. Me oleme ühe korra tegelikult käinud kinoõhtul ühes sellises, ma teagi, see on nagu hotellilaadne, toimuvad mingid basseinipeod ja sellised asjad ka, aga seal on ka esmaspäeviti ja neljapäeviti kinoõhtud, kus siis näidatakse päris uusi filme. Ja täna lähmegi vaatama seda kõige uuemat Ämblikmeest, nii et näitan teile seal ka, mis toimub. Kas see on äkki täna teises? Täna on seal pool, vaata. Poole tunniga on juba nii pimedaks läinud. Need klipid enne, mis ma tegin, olid reaalselt pool tundi tagasi. Ja jah, me hakkame filmi vaatama. Ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle osaga ära ka. Seega olge tublid ja tšau, näeme uues osas.